Minu selja taha jääb riik, mis on olnud üle 4 aasta hübriidsõjas Venemaaga. Kuigi uudised rindejoonelt jäävad aina harvemaks, ei tähenda see seda, et relvakonflikt oleks vaibunud. Täna toimus Ukraina positsioonidele 28 rünnakut, millest sai haavata 3 Ukraina sõdurit. Selliseid teateid tuleb iga päev. Ukraina kriis sai alguse 2013. aasta lõpus, kui toonane president Viktor Janukovitš katkestas ettevalmistused Euroopa Liiduga kokkuleppe sõlmimiseks. Tekkisid Euromaidani rahutused Euroopa Liidu pooldajate ja vastaste vahel, mis tipnesid 2014. aasta veebruaris läänemeelse valitsuse võimule tulekuga. President Janukovitš põgenes Venemaale. Pärast Janukovitši kukkumist eskaleerusid sündmused kiiresti ka mujal Ukrainas. 2014. aasta veebruaris hõivasid eraldusmärkideta relvastatud mehed Krimmis mitmeid valitsusasutusi ning blokeeriti sõjaväebaasid. 6 aega hiljem korraldati Krimmis referendum, mille tulemusena liideti territoorium Venemaaga. Vahetult pärast Krimmis toimunut algasid Ukraina ida- ja lõunaosas venemeelsed rahutused, mis viisid edasi Donetski ja Luganski oblastite hõivamiseni. Jällegi tulid ei kusagilt eraldusmärkideta relvastatud mehed, kes võtsid üle olulised valitsusasutused ja militaarrajatised. Algas sõda Donbassis, kus ühel pool sõdisid Ida-Ukraina separatistid koos Vene armeega ning teisel pool Ukraina vabatahtlikud kõrvuti Ukraina regulaararmeega. Juba 2015. aastaks oli konflikt muutunud Euroopa ohvrite rikkaimaks pärast Jugoslaavia sõdu 1990-ndatel. Juba Poola-Ukraina piiri peal oli tunda, et ukrainlased võtavad asju väga tõsiselt. Pidime ette näitama kõik võimalikud paberid oma reisi eesmärgi kohta. Pressikaartid, kõik paberid ministeeriumist tuli neile just ette näidata. Aga kui nad märkasid meie reisi eesmärki, siis nende vinge laabus ja meid lasti teatavate mööndustega ja ilma tollipaberiteta üle piiri, mis oli väga mõnus žest piirivalvuri poolt. Rindeoperaator Ivar Heinmaa läks Ukraina sõda filmima 2014. aasta sügisel, kui lahingud olid haripunktis. Tollal pääsesid ajakirjanikud olukorda kajastama rinde mõlemale poolele. Alates 2016. aastast pole läänemaailma pressi esindajaid enam Vene aladele aga lastud. Põhjus lihtne. Lisaks sõjalisele tegevusele on käimas ka aktiivne propagandavõitlus. Viimased 2 aastat on Ivar Heinmaa olnud seotud dokumentaalfilmiga Ukraina poolel võitlevatest naissõduritest. Jaanuarikuus olime Ksena, üks peategelane ja sõjaprintsess Ksena. Temaga olime eesliinis ja Vene eriüksus, Rostov eriüksus oli meist 200 meetri kaugusel. Et see on kõige kaugem punkt, mis nende käes on. Ja siis me istusime 2 ööd seal kaevikus nende juures ja siis kuulasime, kuidas sõda käib öösel. Et õhtul kella 5 lahti, läks pimedaks, läks andmiseks kohe. Hommiku 10 käis jube sõda ja siis rahunes maha jälle, et järgmine õhtu samamoodi. Naaberkaevik oli täis tabamuse saanud ja seal naaberkaevikus olid 2 kutti, ühel oli siis kiivri ja kuulivesti vahelt kilt sisse, kohe surnud, teisel olid jalad ära. Nii et see oht on seal alati olemas. Enamus naised on kõik 2014 Maidanist alates on see rindel. Algus oli vabatahtlikena, praegu osad on liitunud armeega. Stoorid on muidugi selles mõttes karmid, et kõikidel naistel on perekonnad lagunenud. Et enamus on olnud kõik ennem abielus, on läinud sinna, siis kas aasta, paari kuu, 2 aasta jooksul, kõik on meestest lahku läinud. Mehed ei saa aru, et miks naised seal võitlema peavad. Ja küsimusele siis ma olen muidugi küsin nende käest, et miks te võitlete, sest kõigi peab oma riiki kaitsma. Ukraina ei olnud valmis selleks. Varustus oli olematu kõik, kutid olid mingites tossudes, see oli seljas, mis olid, ja algeliste relvadega kõik. Et praegu, ütleme, selle 4 aastaga on Ukraina armee kõvasti professionaalsemaks muutunud. Et neil on tippvarustused on juba kõikide, mitte kõigil muidugi, aga paljudel sõduritel eriüksustel on juba head varustused kõik, riided on enam-vähem kõik, relvad. Seal ei ole, praegu ma mingit lahendust ei näe. Krimm on läinud, sellest pole mõtet rääkida üldse, et sellega peab ära harjuma, et see läinud on. Ja see Ida-Ukraina on samamoodi, et nii kaua kui piir pole ukrainlaste käes on, nad seda enda kätte ei saa, siis ongi, et venelane lükkab täpselt vägesid nii palju sisse, kui vaja on ja ongi kõik. Et seal oli isegi see, et Ukraina, üritaks rünnata võimsate relvadega täie jõuga, kõik venelased ei lase seda, seal ikkagi piir on nende käes.
meie Ukraina reisi eesmärk on külastada sõjapõgenikke, kes olid sunnitud oma kodudest loobuma, leidma endale uue elukoha, töö ning tihti ka sõbrad. Eesti Välisministeerium on panustanud Ukraina abistamisse kriisi algusaegadest saadik ning toetamine jätkub ka edaspidi. Meie Ukraina reisi intervjueeritavad sõjapõgenikud on saanud Eesti riigilt rahalist abi väikeettevõtluse alustamiseks, olgu selleks siis maasikakasvatus või mööbli valmistamine. Järgmises reportaažis kohtume Zaporižžja linnas meie fikseri Nataljaga, kes viib meid kohtadesse, kuhu tavareisiga ei satu. Kohtumiseni, Robert Lang, Lauri Levo, Ukraina.